tere hommikust, tere päevast või tere õhtust. Mina olen Silvia ja siin on minu tulevane klaverikuningas Stefan. Ja täna oleme siia kokku kogunenud, et tõestada, et Stefan on 14, ma olen 33. No mõni võiks arvata, et sa oled minu uus peika, aga seda sa ei ole. No, seda on arvatud küll. On jah. mul on selline tunne, et Stefan on selles mängus kindlasti parem kui mina. Ei, no ma ei tea. Aga esimene sõna siis Rees. R-I-Z-Z. Riss. Jah, mis see võiks tähendada? Kuidas hääldatakse riss või? Lihtsalt Rees. Rees. Aga miks siin on 2 Z ja 1 I? No see on lihtsalt see, kuidas on kirjutatud. Riis. Riis? No riisi sööma. Ei. Mõtle veel. Kas on tegusõna või on see... Kas on tegusõna? See on ikka nimisõna. Aga... Riis. Riss on siis... Äkki see on mingisugune jook? Võta mulle üks riss. On nii või? Ei ole. Kas sa tead, mis asi on pick-up line? Pick-up line. Poiss läheb tüdruku juurde, ütleb talle mingi hästi kuidagi smoothilt mingisugused laused, mis nagu nii-öelda üritad teda ära sebida ja see on nagu rees, et kui see on nagu hea rees. Et nagu... Mis? Et kuule, kas sa rissisid ära või? No, näiteks. Ongi nii või? Jah. Ma ei tea, kas see on siis romantiline või? Bussin. Bussin. See on nagu sõna buss ja siis panen in juurde bussin. Ma nagu bussin ringi sõita. Bussin. Ei ole. Ma bussin siin äri teha või? Ei. See ongi business. Kirjutaks business. Bussin. Ma olen bissin siin. Bissin. Bissima või? Ei. Bussin. Ütled bussin, no. Sa oled mingi bussin või? No bussin on põhiliselt... Oletab, sa sööd mingi toitu, eks ju, see on nagu nii hea. Sa ütled, see on nii bussin lihtsalt. Cap. Cap. Takso. Capi otsetõlge on tegelikult nokamüts minu meelest. Kas see on seotud midagi nokamütsiga või? Otseselt mitte. Põhimõtteliselt keegi ütleb sulle midagi. Näiteks sa ütled mulle, et sul on Ferrari. Ma ütlen, et see on küll cap. Crap või? Cap. Kas cap on positiivne või negatiivsena väljendus? See on nagu vale. Ferrari? Sul ei ole Ferrari, et see on ju cap, see on nii cap. Et see on nagu, et keegi tuusab ja siis ta nagu valetab sellega. Kui ta tuusab. Kasutab valesid. Kui keegi valetab, sa ütled, et see on nagu cap. Jaa, okei. Umbes, et ma ei tea, mul on isa miljonääris, kuule, see on ju cap. Jah, täpselt. Okei. Nii, järgmine... Cap, praktiliselt sama. Põhiliselt sama, kui sa niimoodi kasutad seda. Okei. Luke-smaxing. Kas on Luke-smaxing või on Luke-smaxing? Luke-smaxing. 2 sõna on niimoodi jaotatud, jah. Ehk siis Luke's on nagu mingi välimus? Välimus, jah. Välimuse maksimaliseerimisel. Põhiliselt küll, jah. Et põhimõtteliselt kõik, kes on uut ja kõik on mingid asjad tehtud. Ja see on Luke-smaxing, Luke-smaxivad kogu aeg. Kuidas sina saaksid ennast Luke-smaxida? Teen asju, et mu välimus oleks parem. Käid juuksuris? No näiteks. Seda sul oleks vaja. Ohio. Nii. Miks sa nüüd naerad? Ohio on... Nii koht ei ole. On. No. See on linn tegelikult. Ja. Seal USA's Clevelandis. Okei, ja mis sealt... Ohio on state, see ei ole linn. Okei, ja mis sealt siis tuleb? Mis sealt tuleb selline asi, et sul on vaja selle teada? Aastal vist 2023 oli selline trend only in Ohio. Ta nüüd seal juhtuvad mingid asjad või? Jah, mingi hästi mingi imelikud või mingi... Peatage maailm, ma tahan siit maha tulla, see ei ole see maailm, kus mina olen üles kasvanud ja kus ma elada tahaks. No,
võib-olla palju ei ole jäänud ja siis tulevad sinu sõnad juba. No ma tõesti loodan, et ma pakun sulle väljakutset. Esimene Silvia sõna. No väljend. No, tanu alla saama või pika laua taha saama. Mingi laksukirja saama või? Pika laua taha või? Väljakutse on käes. Mis arvad, kas on positiivne aktsioon või negatiivne? Ma ei oska öelda. Tanu alla saama kõlab tegelikult negatiivselt. Pika laua taha saama. Et see on niimoodi, et on armastaja paar ja siis no millal siis pika laua taha saab? Mis mõttes pika laua taha? No see on niimoodi, et tanu alla saama, see on niimoodi, et no mõtle. Mingi abielu, mingi... Jaa, peolaud, tanu alla saama. Okay. See on naisike siis abieluranda just nüüd said omale tanu pähe. No. Nii et kui sina peaksid kunagi abielluma, siis sinu pruut vist tanu pähe enam ei pane. Aga... Sina paned. Mine tea, võib-olla ma nõuan vana Eesti traditsioone, siis sööd sülti ka minu pulmas. Mingi kirjaviga või? Ei ole. Kõik on korrektne. Sedapsi olema. Lihtsalt sedasi olema. Või mingis asendis või? Ei. Või segaduses? Pakud mulle nii palju meelelatust. Mul läks nii lõbusaks. Ma ei teadnud, et sa nii nooruslik oled. Mis see sedapsi? Mis on sedapsi? Sedapsi olema on lapse ootel olema. Anna aega atra seada. No. Kas sa siis raamatuid ei loe vähemalt neid, ma arvan, et... Nii vanu Eesti raamatuid küll ei loe, eks jah. Kui mingi olukord on ja siis üks annab hinnangu, et see on jama, et siin asi ei õnnestu, siis ütled, kuule, anna aega atra seada. Et mingid asjad võtavad aega. Ja mulle ütleb elukaaslane, hold the horses on nagu ingliskeelne väljend sellele. Kas sa oleksid sellist asja nagu hold the horses? Hold the horses. Sa ei tea. Mulle ütleb kogu aeg, mulle elukaaslane ütleb hold the horses, Silvia. Kallis, hold the horses. Seda, mis ta öeldakse rohkem kannatamatutele inimestele. See ongi see, et see, mil atre seadmine, vanasti tehti neid kartulivagusid, vaata, sellega, et hobune läks ees ja siis tegi neid. Anna aega atre seada, et tuleb seada. Võib-olla isegi hakkan mingid väljendid kasutama sinu. Jaa. See ütlebki ja ütled oma sõbrale, et kuule, anna aega atre seada. Ja siis vaatab nüüd see sõna. Jah. Hampelmann. Hampelmann. Jällegi, ma ei tea. Sest ei oska öelda midagi. Või nii palju öelda, et see on väljendusena, keegi nimetab kedagi kellegiks. Et kas kui see öelda, et lauses öelda, kuule sina, kas Hampelmann, et kas sa arvad, et see on positiivne või negatiivne? Pigem negatiivne. See on pigem sõimusõna. Minu eks-peika Lauri kasutas seda temast eelmise peika kohta. Sest talle ei meeldinud, et see kogu aeg seal tiirutas mulle. Kuule siin Hampelmann, kao ära. Valskus. 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 See on nagu mingi valsilik äkki või midagi sellist. See on valskus. Ei ole. Toome näite. Vaat see naine, kes meist möödub siin, ta on valskust täis. Okei, mis see tähendab siis? Valskus on valelikkus. Inimene, kes püüab jälgisse segada ja siis või endale oma mingisugune oma selline vajadus oma suunda näidata, kas see ei ole õige ja seal ei ole tõde. Siis ongi see, et on inimesed, kes levitavad valskust. Et
okei. Vist on kõik ja... Oleme selle väljakutse ületanud siin. Saime 11 toetades, saime kuidagi... Tegelikult see ei olnud mingisugune võistlus, on ju, Stefan? Ja võistlus muidugi. Ei olnud. See on nagu natuke paneme punktid korjame nii ja naa, aga tegelikult oli see mind väga palju õpetav. Ma loodan, et sa said ka natuke nagu silmalingi laiendust. Võimalik, et mõni sõna tuleb ka kasutusse. Sest et... No minul tuleb kindlasti. Tuleb jah, 5 sõna näiteks. Ma ei tea. Miski pärast mulle tundub, et jumala lahe oleks öelda kellegile ampelmann. Ampelmann. Ja siis, kui sellest tüüp jääb juhmi näo kohta, ja siis ongi, ole ka. Ühesõnaga, aitäh, et meid vaatasite ja olge hoitud, olge terved ja ilusat lähenevat jõuluaega kõigile.